Agrone on aastatega kasvanud Põhja-Euroopa suurimaks toorpiimatootjaks. Tema päevane piimatoodang ulatub 190 tonnini ja see on valdav osa kogu Eesti toodangust. Ettevõte on pidevalt arenenud ning järgmine loogiline samm oli oma tootmisele väljundi leidmine. Selleks sobis suurepäraselt Riia piimakombinat, mille juurde kuulub ka Valmiera piimatehas. Üle 10 aasta oleme teinud tööd selle nimel, et vertikaalselt laieneda, et piima tootmisest minna piimatöötlemise sektorisse üle. Nii et meie vaates kindlasti suur asi, pika töö tulemus ja kindlasti annab meile julgust ja võimalust siin tulevikus oma ambitsioonikad investeerimisplaani ellu viia. Riia piimakombinaadil on 100-aastane kogemus piimatootmise vallas. Tehase päevane tootmisvõimsus küünib 1000 tonnini. Meie turul kindlasti kõige tuntum toode, mida see tehas toodab, on Kaarumsi kohuke. Enne kui Konkurentsiametid mõlemas riigis pole tehingut heaks kiitnud, täpsemaid plaane Agrone poole avaldada ei soovi. Küll aga võib see tehing olla heaks uudiseks kogu meie piimandussektorile. Ma usun, et kindlasti on kohti, kuhu piima viia, et siin hiljuti toimus üks teine märgiline tehing ka, mis kindlasti nõudlust suurendab, et usume, et piimatootjatel on siin tulevikus lootust, et olud aina paranevad. Kuna oleme ise piimatootjad, siis loomulikult seda loodame, et usume küll, et siin hinnad võiksid tulevikus kõrgema nõudluse toel kasvutrendil olla. Vähemalt esialgu ei ole Agrone grupil plaanis mingeid olulisi muutusi ei sortimendi ega töökorralduse osas sisse viia, kuidas aga vaatavad teised tootjad sellele tehingule. Saudi araablaste omadusse läksid just e-piima Paide ja Põltsamaa tehased. Selle tootmisvõimekus oli Läti tehases suurem, 1700 tonni päevas. Tundub, et suur piimatootja, kes ju omab ka farme ja toorainet nüüd selle tööstuse omale hankis, siis eks tal ole mingid ideed selle oma toodangu paremaks turustamiseks ja ümbertöötlemiseks ja siis eks see teeb põnevaks selle asja, jah, küll kindlasti. Logistiliselt on kindlasti Läti tehas soodsamas asukohas Lõuna-Eesti piimatootjatele. No mingitel aegadel on Leetu mu piim läinud, aga nüüd tänasel päeval minu piim iseenesest Leetu küll ei lähe ja Lätti ka. Aga meil iseenesest müük käib läbi ühistu ja ühistu müüb piima küll nii Leetu kui ka Läti tööstustesse. No üks viimaste päevad uudiseid on ka see, et suur e-piimatööstus leidis lõpuks uue omaniku, et mida sellest arvata? No see on põnev. Põnev ja tekitab palju elevust, ma arvan, siin kõigi piimatootjate seas, sest ütleme, kui vaadata nüüd seda omanike poolt, kes nüüd need uued omanikud saavad olema, siis see on põnev väljakutse. Aga mõnes mõttes ma arvan, et tuleb olla optimistlik. Lähikuud saavad piimatootjatel olema väga olulised, sest uueks aastaks hakatakse kohe uusi lepinguid sõlmima. Piima hind on viimaste kuudega madalseisust üle saanud ning rühkinud vähehaaval ülespoole.